Erko, sina olid žüriis nüüd esimest aastat. Paari sõnaga, mis see üldmulje tänavustest ideedest jäi? Vapustav, ma olin hästi üllatunud kvaliteedist. Ma arvasin, et sellist hullu algusfaasis lihtsalt idee genereerimist on oluliselt rohkem, aga inimesed olid välja mõelnud, mis nad tahavad saavutada ja kuhu nad tahavad jõuda ja see kõik nägi nagu päris nagu äri loomise moodi välja, nagu, et selles mõttes ma olin väga positiivselt üllatunud. Kui raske valikut teha oli, et nüüd 100 või 108 ideest 30 välja valida? Väga raske. Me pärast ikkagi vaidlesime seal nii oma grupis kui pärast veel nii-öelda gruppide üleselt, et noh, ikkagi mõne osas endalgi jookas veel hinges, aga noh, ma arvan, et... Mis need peamised hindamiskriteeriumid olid siis, mis nagu otsustavaks said? No ma arvan, pigem üks aspekt oli kindlasti see, et kui tugev on meeskond, ehk et kas nii-öelda see seltskond, kes praegu juba koos on võimeline see ajujahi jooksul nagu tegelikult juba jõudma kuhugi mingisse nagu konkreetsesse verstaposti. Ja kas millised olid need säravamad ideed, mis võib-olla silma jäid ja just selles võtmes, kellega Trinityl oleks võib-olla ühist pinda, kus enda tuge neile pakkuda? No ma arvan, et silma jäidki need, mille osas ma nagu, et noh, kui keegi tegi mingit presentatsiooni, siis juba peas mõtles, et kellega võiks nagu kokku viia, ehk et noh, mis on advokaadibüroo roll startupide aitamisel, et noh, ühelt poolt on see mingid lepingud ja autoriõiguste kaitsmine, aga noh, see on selline standardpakett sageli, eks, et ma ei näe seal nagu lisaväärtust, et lisaväärtus ongi nendes kontaktides, et kui sa oled 20 aastat õigusteenust osutanud, siis sa teatud fookusvaldkondades, mis meil Trinity's tugevad on, noh näiteks nagu transport või energia või põllumajandus või näiteks seesama IT või meedia pool, et kui sa seal näed nagu mingit potentsiaali, siis sa juba vaikselt tead, et võib-olla neid inimesi saaks aidata kuidagi. Ja mida sa edasi pääsenud meeskondadele nüüd sooviksid? Ja hakake homme veel tugevalt tööle, ehk et see konkurents tegelikult on ikkagi jube tihe, ehk et need 30, kes praegu välja valiti, et noh, mõelda, et nendest on veel vaja 10 välja valida ja nii edasi, eks, et kasutage seda ajujahi infrastruktuuri ja neid kogemusi ja need mentorite abi maksimaalselt.